Hello. Teate, meil on siin 24. juuni ja teate, siin tähistatakse ka sellist asja nagu Juanipäev. Jah, öeldakse vist Juanipäev. Ta on tegelikult suht sarnane, ma ütleks, nagu Eestis jaanipäev. Tehakse rannas lõket ja siis kõik kogunevad randa ja pidutsevad. Ja kell 12 öösel tehakse ilutulestiku, mille peale me täna öösel üles ärkasime. Aga jah, ühesõnaga, meil on ilmad mega soojad. Ülipalav on, ma käisin just kõndimas ja siis tuli meil selline eksprompt idee, et võiks kuskile minna. Me tegelikult tulime nädal aega tagasi just Mallorcalt, me olime seal 4 päeva vist, jah, ja siis oli nädal aega Raini väiksem vend meil siin. Käisime ka natuke ringi ja päevitasime, vedelesime ja täna me mõtlesime, et võiks minna kuskile ja me lähme täna Tarifale. Kes ei tea, siis Tarifa on selline nagu väike surfilinn siin Hispaanias. Ma ei ole päris kindel, kaua me sinna sõidame, äkki tund, 2, midagi sellist. Me oleme korra eelmine aasta seal käinud. Mõtlesime, et võiks kuskile minna ja see osutus siis selleks kohaks. Bookisin just hetk tagasi majutuse 2 ööks ja nüüd tulingi siia asju pakkima, panna mingid asjad kaasa ja muide me mõtlesime minna seekord modikaga. Pole pikemat sõitu modikaga varem siin ette võtnud ja Rain läkski nüüd panema siis külge neid kohvreid, kuhu saaks mingeid asju kaasa võtta, sinna sisse panna. Ühesõnaga, jah, ma ei tea, kui palju asju ma saan kaasa võtta, aga õnneks 2 päevaks pole väga midagi eriti vaja ka. Seega võtan teid kaasa sinna Tarifale, vaatame, mis me seal peale hakkame. Sellised on need kohvrikesed siis. Üks on minu oma, kõik asjad ilusti mahtusid ära. Siin on Raini oma. Ja siin on variant, mida selga panna. Ma ei kujuta ette, kui palav või mis või kuidas, ühesõnaga vaatame jooksvalt. Ja kuna me läheme 2 päevaks, siis peab külmkapist mingid poolikud asjad ära sööma. Seega ma hakkasin nüüd soojendama mingeid eilseid asju, mis tuleks ära süüa. Nii et sööme ja siis hakkame liikuma. Me nüüd valmis liikuma hakkama. Ja me lähme täpselt mingi 2 tunnikest just. Ilmselgelt me teeme mingeid väikseid pitstoppe, sest ma arvan, et see tagumik ei pea vastu sellele 170 kilomeetrile. Alustame oma väikest reisi siis. Nii, me jõudsime nüüd mingisse suvalisse tanklasse. Rain läks sisse mingit snäkki ostma. Aga nagu tagumik on nii valus istumisest. Ja see on vist ka ainuke miinus selle motika nagu pikema sõidu puhul. Me näiteks seal Mallorcal võtsime ka rolleri, ma vist mainisin eelmises vlogis. Ja nagu kui palju oli lihtsam kõiki asju nagu ajada. Me sõitsime reaalselt rolluga igal pool ringi mägede vahel ja kui lihtne oli parkimisega, me ei pidanud kuskil ummikutes passima ja nagu nii palju lihtsam oli kogu see värk. Seega suvel on nagu suht selline vajalik nagu mingi roller või mida iganes asi, sest et nagu sa säästad nii palju aega mu meelest. Täna ka me nagu mitmest ummikust lihtsalt saime läbi sõidetud, ei pidanud autoga, oleks pidanud nagu ilmselgelt kauem ootama. Nii et nii palju lihtsam ja nagu parkimisega eriti nagu minu arust see parkimisteema suvel on nagu jõhkralt keeruline. Igatahes ma ei teagi, kas meil on pool maad tehtud või ei ole. Peaksin veits ringi jalutama ja natuke taastuma, siis saab nagu uuesti istuda ja sõitma hakata. Natuke aega ja mõtlesime, et lähme nüüd vaatame veits linna peal ringi. Meil on nagu see majutus täitsa keskuses. Selline hästi väike nagu, ma ei tea, kas seda nimetada hotelliks võib olla, jah. Vaatame ringi, kas midagi snäkkida kuskil või miskit.
igatahes me peaks täitsa siin keskuses olema, meri peakski sealpool olema. Meri, on see meri, mitte ookean, eks? Meri ikka. Peab kaardi pealt vaatama. Aga igatahes Tarifa on nagu nii selles alumises otsas, et siit peaks just Marokot nägema, on ju. Jah, ühesõnaga selline hästi tilluke linnake, aga on hästi selline suvine vibe ja selline hästi valge liivaga rand. Ja eelmine kord me käisime siin aprillis, mitte nüüd see aasta, vaid eelmine aasta, siis oli siin suht vaikne, aga suvi peaks selline nii-öelda hooaeg siin siis ilmselt olema. Seega vaatame, kuidas see siis erineb sellest, mis eelmine kord oli. Aga praegu on ilmselgelt siesta-aeg ja väga vähe inimesi liigub. Ja ma loodan, et see kohvik on lahti, mis me leidsime. Tihti on see, et mingi 4 pannakse kinni ja siis 8 või pool 9 õhtul tehakse uuesti need kohvikud, restoranid lahti. Seega jah, käime praegu avastama veits ringi. Vaatame, mis kohta me sööma lähme. Nii, meie siit tänava otsast on siis meri siinsamas. Nii, ja me tulime praktiliselt ainult üle tee ja sellisesse kohta. Siis võtsime väiksed tapased jookidega. Praegu ootame siis esimesed tapased tulid ja meil polnud tegelikult õrna aimugi, mis asjad need on ja ega me siiamaani ei tea, mis need on. Seega proovime siis praetud liha moodi asi. Seega maitseme sellega. Mulle tundub, et see ongi selline praetud liha moodi asi. Ja siis saad erinevate kastmete sisse panna. Siin on nagu mingi taina moodi asi ka peal. Ja siis me võtsime veel sellised kartulid. Siis näevad mega head välja. Tunduvad nagu ülikrõbedad ja see kastmevärk siin peal tundub eriti mõnna. Seega võtame kartuli. Ülikuum, aga mega maitsev. Me nüüd käisime toas jälle mõnda aega puhkamas ja nüüd me sätime õhtusöögi poole ja Rain leidis mingi sellise kohviku või restorani, kus sai vist pizzat, pastat ja tapaseid ka, kuigi mul pole kõht väga tühis. Midagi kindlasti võiks snäkkida, seega lähme vaatame, mis seal pakutakse ja nii mõnus ilm on. Ei ole väga palav, vähemalt varjus mitte. Meil see majutus on nagu nii lähedal sellele sadamale ja rannale. Siit lähevadki need laevakesed Maroko poole. Nii et väga mõnus asukoht, sest see vana linn oli ka siin samas. Nii, ja me võtsime alustuseks või lihtsalt proovimiseks tegelikult sellised krevetirullikesed. Krõbiseb nii mõnusasti. Ja siin sees peaks siis kreveti, see on nagu mingi möks siin vahel. Nii et hakkame kohe proovima, see on suht kuum, nii et me peame natuke ootama. Ja see pidi siis terav kaste siin olema. Oleme siin täitsa sadamas. Väga mõnna koht. Teeme siis proovi. Kas sa proovisid seda hot sauce'i ka? On ja veits nagu selle kroketi sisu. Muu selline plõgane. Ma ei tunne eriti krevetti, kas sa tunned? Ma mõtlesin sama, et see on kuidagi krevetiga serveeritud. Aga maitse on hea. See hullu. See hot sauce on päris hot. Nagu ta on veits nagu liiga ketšupine kuidagi. Mul nagu viskab ketšupi maitse. Okei, mis indeks paneme? 10. No, 10. 6. Ma olen nõus sellega. Ma uuesti ei telliks seda ilmselt. Söödav, aga mitte päris nagu see krevett, mis tegelikult kirjelduses oli. Krevetti ma küll ei tunne. Ma ei söö kroketit lihtsalt. Ka olla. Vot selline hinnang siis mingi poolt.
ja meie pitsa, me tellisime mingi rosmariini pitsa shingiga ja ricotta ja mozzarellaga. Võtsime ta chili õliga. Seega hakkame maitsema. Teeme pitsale ka hindamise. Ma pole veel proovinud. Nii Rain ütle oma punktid. Juba maitsesid. See Mallorca oli 10-10-st. Mallorca oma. Ja me sõime Mallorcal mega head pitsat, mis oli ka nagu sellise, ma mõtlen sellise lapiku kujuga. Ma ei tea, kas neil on mingi omaette nimetus, ilmselt on, aga ma ei tea seda. Midagi läks katki just. Aga igatahes. Mallorcal oli mega hea, me võtsime viigimarjade ja mega pitsa, mida me polnud kumbki mitte kunagi proovinud ja see oli nagu mega hea, see oli nii palju asju peal ja see oli nagu ülitummine, aga maitses üli hästi. Mis punktis sa siis sellele annad? 7. Ma olen nõus see. Ja põhi on veits nagu, mis kuidagi öelda, võiks siis krõbedam natuke olla, või kuidagi õhulisem või on nagu liiga tainane või selline kuiv, mingi 6-7 asju võiks natuke rohkem peal olla, nagu nii palju on siit tainast kuidagi. Proovime chili õliga ka. Kas teeb asja kuidagi paremaks? No natukene, aga mitte palju. No, näiteks õliga on natuke parem, sest on nagu veits selline, okei, Rain, hiljem tuleb see. Praegu tundsin, et see on päris ott. Aga ühesõnaga see õli teeb veits juicimaks seda. Mõtleks ka mingi 6. Okei, nüüd see chili läks mul kurku. Mõtleks ka mingi 6-7 võib-olla 10-st. Päris okei. Okei, tšau, ma lõpetan siit. Kõhud said päris täis ja ma mõtlesin, et me teeme väikse tiiru veel siin vanalinnas ja ma sain reaalselt sääselt või ma ei tea, mis asjalt ammustada niimoodi, kui kulm niimoodi sügeleb. Loodan, et see nüüd homseks paiste ei lähe või midagi sellist. Aga teeme väikse tiiru ja poodi tahtsime korraks veel minna, et vett osta ööseks. Ja siis ei olegi miskit. Vaatame, mõtleme, mis homme saab. Tere hommikust, ma ei tea, kui hästi mind siin näha on, aga me tulime hommikusööma. Tellisime kohvid ja saiad ja me tulime täpselt samasse kohta, kus me eelmine aasta ka siis käisime. Ja ma näitan korra meie hommikusööki. Minul on siin siis singi sai põhimõtteliselt koos selle tomatimöksiga, mida siin hästi palju ka kõik söövad alati iga puu kohvikutes. Siis toodi pudel oliiviõli lauda. Ja Rainil on ka mingi singiga sai. Ja väga mõnus tundub. Nüüd hakkame sööma. Nüüd jalutame siit toidukohast, siis meil oli see toidukoht 20 minutit kodust. Tänane plaan on minna liivatüünidesse. Me eelmine kord siin ei käinud. Sinna on veits vaja sõita, mitu minutit, 20 minutit vist oli. Ja siis tänane teine plaan on veeta aega lihtsalt rannas vedeledes, seega me käimegi seal tüünides ära ja siis lähmegi randa. Ka vaatame, mis ajal me sinna randa jõuame, sest praegu on kell vist mingi, pole 10 veel, on ikka täpselt 10. Loodan, et seal tüünides nagu mingit rahvamassi ei ole, vast ei ole ikka, tundub suht vaikne ikkagi. Ja siis pärast seda vaatame, mis siin rannas toimub. Ja me oleme valmis rannaks. Ainuke jama asi on see, et me ei võtta kumbki plätjusid kaasa. Me peame tennistega randa minema, aga pole hullu. Võtame seal ära, panin kotikese ja ranna juures peaks üks toidupood olema, nii me käime enne sealt ka läbi veel. Nii, esmalt võtsime siis 2 saia. Ma sain tulikuuma, Rainil siis mingi teistsuguse. Ja nüüd lähme otsime mingid asju siia vahele. Siis täielik selline Hispaania asi on see hallioli, mida ma kunagi koju ostas. See on basically majonees küüslauguga, aga täna
mõtlesin, et me lubame endale sellise hea asja siia saia vahele, seega pidupäev, võtame seda ka. Ja siis peaks veel mingi sindi siia vahele valima. Nii, ja teate, mind on tükk aega juba isutanud mingi kohvijook, nagu ma igal pool poodides vaatan alati, aga need on kõik suhkruga, ma tahaks nagu mingit suhkruvaba. Ma mõtlesin, äkki ma nüüd siit leian mingisuguse sinna randa, kus oleks äkki natuke vähem suhkruvärki või midagi, 9,7 grammi. Ja nagu suhkruvaba pole nagu mitte midagi vist. Nii et ma veits nüüd vaatan, loen neid silte ja vaatan, äkki ma leian siit midagi. Nii, meie rannapakett, ma leidsin kohvi ja krõpsud, joogid ja saiad. Let's go! Meil on siin õhtu käes juba, me nüüd vedelesin veits aega toas, tegime pesud asjad ja nüüd on aeg minna poodi. Ühesõnaga me otsustasime, et me lähme poodi, sest sellest päevasest majoneesist ja krõpsudest on nagu niimoodi. Ehk et me lähme ostama lihtsalt midagi värsket ja lähme vist istume jälle randa ja teeme väikse pikniku variandi. Aga ma arvan, et siinkohal on hea lõpetada, sest ega mul rohkem täna midagi erilist näidata ei ole. Seega aitäh, et sa vaatasid ja ma loodan, et teile meeldis selline väike getaway vlogike. Ja kindlasti, kui oled siin kandis liikumas, siis Malagast umbes 2 tunnikest ja siis oledki Tarifal. Seega selline tore koht, mida kindlasti tasub külastada. Veel on tegi. Aitäh, et vaatasid. Tšau!